kõige lollim otsus, mis ma kunagi olen läbi ajaloo ühelgi lambi asjal näinud. Täna vaatame siis LED Lenseri matkalampi ML6 Connect VL, mis siis on 750 luumenit ja töötab kuni 180 tundi, kuigi 180 tundi töötab ta 5 luumeni pealt. 5 luumenit on siukene, see on väga hea küsimus, kui palju on 5 luumenit, see on siukene paras seasilm. Palju paremini oskaks mõelda, palju see luksides on 0,25 luksi on kuuvalgus. Seega 5 luumenit ei tea, üsna vähe. Samas 20 luumenit sellest MH5-st, millest eelmine kord rääkisime, 20 luumenit on tegelikult täiesti piisav. Nii et ma arvan, et siukene kuhugi suurusjärku, äkki siuke 100 tundi, võib-olla 20 luumenit on täiesti piisav kogus, millega ka laagris toimetada. Siin on kaasas siis wireless remote control, äpiga funktsionaalsus ja üheaegselt saab siis juhtida mitut samasugust lampi ning töötab sama laadijaga, millega siis töötab konkreetne MH5. Mis meil veel head siis on? Microprism Technology, innovaatiline lääts, toimib ka akupangana ja nagu ikka, avame oma ustava skeletuuliga, mida ikka peame parimaks igapäeva noaks, multitööriistaks ja nii edasi. Nii, seekord siis natukene sund. Pole nii palju kola üheski LED Lenseri pakis enam näinud. Nii, LED Lenseri, mis aku see siis meil on? Igal 18650A. Põhimõtteliselt on tegu samasuguse standardse akuga, mida leiab siin enamikes gimbalites ja nii edasi. LED Lenseri enda aku hinda ma ei tea. Pakun ka äkki mingi 20 euri. Tegelikult neid saab praktiliselt igalt poolt umbes 10 euroga. Ja tõenäoliselt tasub lihtsalt arvestada sellega, et tegu on kontrolleriga, mitte siis tavalise akuelemendiga. Garantiileht tasub arvesse võtta, et mõistlik oleks siis ära registreerida konkreetne lamp, sellepärast et muidu sul on 2 aastat tootjagarantiid, kuid registreerituna on siis 7. Nii, siis siin on põhi, kuhu saab selle külge panna ja konksuga riputada. Ja siis on magnet, millega saaks siis kinnitada omakorda. All on siis 1/4 kruvi, mis on siis statiiviga. Miks seda kummipõhja seal veel omakorda vaja on? Ma ei tea, sest püsti ta ju seisab ja võiks väga edukalt olla see konks siis juba selle konkreetse lambi serva küljes näiteks. Nii. On see ikka õige aku või? Ilgelt palju ruumi on küll siin. See paistab nagu siia käiks oluliselt suurem aku sisse. Okei, all põhjast ta on nagu täpsem, aga ikka natuke loksub. Väga imelik. Nii, lõpuni kinni. Keere on hea konkreetne. Ja töötab. Punane valgus. Väga hea olukorras, kus tõesti mingi naljakas tekstuur on siin lambil. Ja seda tekstuuri ei ole üldse kaameras näha. Ta näeb välja nagu ta oleks seest tolmune. Kuigi tal on lihtsalt siin mingid triibud peal. Nii, siis meil on pult. Pult on siis selle jaoks, me saaksime selle lambi kuhugi väga kõrgele riputada ja ei oleks vajadus seda lampi enam alla sikutada kuskilt. Kas käib niipidi? Nii, kuidas see siis meil käib? Niipidi ei lähe. Niipidi. Loogiline oleks niipidi ikka. No ei saa olla. Niipidi ta läheb nagu sisse. Vaatame juhendit. Nii, transpordilukk
hoia mõlemad nuppu, plussi ja miinust all. Oh, Jeesus. Factory settings, mis siin kõike veel on? Kuidas ma puldi ühendan? Käibki patarei allapoole. Mina teen seda selle jaoks, et teie ei peaks. Tuleb välja, et patarei käib hoopis teistpidi. Patarei on sees, tuli põleb. No tegema pean. No mis asi ikka? Nii, LED Lenseri äpp. Search and Connect. Oh, midagi vilgub. Põhimõtteliselt see lamp võtab akut ka siis, kui ta on välja lülitatud. Kuidas ma selle täiesti välja lülitan? Aga ma ei taha, et mul Bluetooth võtaks akut. Mul tegelikult ei ole väga tihti seda varianti vaja. Saab vilkuma panna, saab panna positsiooni näitama, saab pulseerima panna, signaali tüüpi punast, valget. Äpis on päris palju erinevaid režiime. Mis siin siis veel on? Remote control. Ok. See lambil on nii palju režiime, et põhimõtteliselt ma pean selle manuali endale päris korralikult selgeks tegema. Sest vastasel juhul ma umbes panengi ainult valge režiimi tööle. Andke andeks, see lamp on väga tore. See on ilgelt keeruline esmakordseks kasutuseks. Sest põhimõtteliselt seal on 3 nuppu. Need nupud teevad mingisuguseid asju. Miks ta punasest hakkas vilkuma? Nüüd läks põlema. Võtaks ma saan režiimid välja ka nüüd, mul ei ole neid vilkumisi üldse vaja. Switch, further functions, intervals. Oppa, ma saan siin mingid imeintervalle teha. Ei taha. Timer, device settings, transportation, locks, memory mode, turn off, profiilid. Nii, compose, double click on boost, white light, blink, ei taha. Selles suhtes on päris hea, et ma saan vahetada need siit ära. Nii, valge 10, valge 50, punane 75. Save. Punane, 10%, 50%. Nii, puldilt 10%, 50%, punane. Sel lambil on nii palju funktsioone, et päriselt ka minge vaadake kodulehelt. Aga ma huvi pärast vaatan nüüd küll seda asja, et kas ma saan laadida seda teise lambi laadijaga ka. Ehk siis see on nüüd MH5 laadija, hakkas ilusti laadima. Nüüd meil see ei ole nii. Mul ei ole sõnu. Kõige lollim otsus, mis ma kunagi olen läbi ajaloo ühelgi lambi asjal näinud. Ma olen üsna veendunud, et sellega ei saa laadida ka MH5. No, vähemalt niigi palju. See on, ta istub siia sitasti, aga vähemalt ta istub. Põhimõtteliselt selle lambi laadijaga on võimalik seda laadida. Aga no kuulge, see ei ole normaalne. See on nagu üks sama firma, parem käsi ei tea, mida vasak jalg teeb. Aga noh. Head disaini vist ei ole üldse nii lihtne saada. Mille saame kohe ära kontrollida. Paneme juhtme külge. Lamp töötab juhtme küljes, mis on tegelikult positiivne. See tähendab seda, et mul on võimalik teda akupanga küljes kasutada nagu mingi 2 või 3 korda kauem. Okei. Ehk siis, kui teil on mingi küsimusi, pange need video alla. Kui tahate seda lampi sellegi poolest osta, siis riptelk.ee koodiga mine metsa. Saate transpordi tasuta ja ega muud ei olegi. Minge metsa.